Nüüd on kõik pusletükid paika saanud. Kas mäletate, kuidas iraanlased hüsteeriliselt karjusid selle üle, et Ukraina ründas juulis Iraani kaubalaevu Kaspia merel ja nõudis isegi nende eest kompensatsiooni? Nimelt, täna sai teatavaks, et just seda marsruuti mööda Kaspia merel tarnib Venemaa aktiivselt Iraanile relvi sõjaks USA-ga. NBC News viitab ühe Euroopa valitsuse dokumendile ja avaldab, et Venemaa tarnib Iraanile just Kaspia mere kaudu lõhkeaineid, droonide komponente ja laskemoona. Tänu sellele püüab Teheran taastada sõjalist arsenali, mille USA ja Iisraeli rünnakud on hävitanud. Ja mis on huvitav, vaid kuu enne seda NBC Newsi avaldust ründasid Ukraina kaugmaadroonid juba sama marsruuti mööda, just selle Kaspia kaudu, laevu, mis vedasid sõjalasti Iraani ja Venemaa vahel. Juba siis andis Ukraina Donald Trumpile ettevaatlikult mõista, et ta võib selle rindelõigu enda peale võtta, kuid Trump jätkab endiselt kinnitamist, et ta usub Vladimir Putinit, kes lubas talle, et ei aita mingil juhul Iraani. Võtame kogu ahela läbi, sealhulgas selle, kuidas Trump, tuletan meelde, tänas veel juunis isiklikult Vladimir Putinit neutraalsuse eest Iraani küsimuses. Minu nimi on Aleksei Betši, hakkame seda teemat lahkama, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal. Oleme teel 300 000 tellijani, seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Alustame siis relvade tarnimise skeemist Venemaalt Iraani. Euroopa valitsusdokumendi andmetel, mida kinnitavad lääne ametnikud, Venemaa veab üle Kaspia mere lõhkeaineid, laskemoona ja droonide osi. Materjalid, mida Iraan vajab oma sõjalise võimekuse taastamiseks pärast lahingutegevust USA ja Iisraeli vastu. Miks valiti just Kaspia marsruut? Ja siin on loogika äärmiselt küüniline. Samas on see täiesti ilmne. Kaspia meri on täielikult 5 riigi ainupädevuses. Venemaa, Iraan, Kasahstan, Türkmenistan ja Aserbaidžaan. Kõik. Ameerika Ühendriikide või nende liitlaste sõjalaevadel pole sinna lihtsalt seaduslikku ligipääsu. Kõik. Seal ei ole mingeid rahvusvahelisi vesi, see on täielikult 5 riigi jurisdiktsioon. Kaubalaevad võivad seal vabalt transpondreid välja lülitada. See AIS identifitseerimissüsteem, aga marsruut ise väldib täielikult kõiki kitsaid merekitsuseid, mida kontrollib Washington või tema liitlased. See tähendab, et lääne laevastikul pole füüsiliselt võimalik neid saadetisi kinni pidada. Asi on selles, et see on justkui Iraani ja Venemaa sisemeri, mida keegi ei kontrolli, sest ainult need, kellel on sellele ligipääs, teavad, mis seal toimub. Kremli motiivid nende tarnete puhul lähevad palju kaugemale lihtsast liitlaslojaalsusest. Ei, siin on tegemist puhtalt omakasu huvidega. Iga Iraani droon, mis ründab Ameerika objekte Pärsia lahes, tõmbab USA tähelepanu ja sõjalised ressursid Ukraina sõjast eemale. Arsenaalide täiendamine võimaldab Teheranil jätkata relvade tarnimist Hizbollahile Liibanonis ning pro-Iraani üksustele Iraagis, Süürias ja Jeemenis. Ja see, nagu te mõistate, muudab olukorra keerulisemaks. USA jaoks Lähis-Idas vähendab see traditsiooniliselt abimahtu, mida Washington saab Kiievile suunata. Aga see on selline ahelreaktsioon, ehk siis, mitte ainult Kiievile, vaid ka eurooplastele. Seetõttu ei saa eurooplased meile oma Patriot rakette anda, sest nad mõistavad, et seda puudujääki pole hiljem võimalik taastada, sest ka ameeriklastel endil on puudujääk. Ehk siis Moskva lööb ühe relvatarne kanaliga korraga 2 rindad. Ja kahjuks. See annab oma tulemuse, sest Trump lõpetas tõesti Patriot rakettide tarned Ukrainale. Just pärast seda, kui ta kasutas 2/3 Ameerika Patriot rakettide varudest Lähis-Idas. Muide, ta ei saavutanudki oma eesmärke. Samal ajal jätkab Iraan nende samade relvadega Ameerika baaside ründamist. Ja alates sõjategevuse algusest on piirkonnas hukkunud vähemalt 18 Ameerika sõjaväelast. Ma ei räägigi veel rahalistest kahjudest ja NBC News märgib, see strateegilise liidu süvenemine Moskva ja Teherani vahel näib peegeldavat täiemahulise sõja esimesi aastaid Ukraina vastu. Kui vastupidi, Iraan aitas Venemaad.
ta andis üle mitte ainult valmis Shahedi ründedroonid, vaid ka nende tootmise tehnoloogia, mida Moskva hiljem moderniseeris ja käivitas massilise omatootmise. On ka tõsisem abi, millest kirjutab Financial Times. Venemaa andis Iraanile üle mitte ainult füüsilist relvastust, vaid ka satelliidipilte, luureandmeid ja teavet USA positsioonide ründamiseks Lähis-Idas. See tähendab, et Venemaa andis Iraanile kõik vajalikku, et ameeriklastele piirkonnas pidevalt lööke anda, ehk siis satelliidipildid, luureandmed, seal täpset teavet, kuhu lüüa ja andis ka vahendid löögi andmiseks. Tegelikult, omal ajal üritati seda tarneahelat jõuga katkestada. Tuletan meelde, et märtsi lõpus ründas Iisrael Iraani Bandare Anzali sadamakompleksi just seal samal Kaspia mere rannikul ja Iisraeli poole andmetel just seda kasutati relvade transiidiks Venemaalt. Kuid nagu hiljem selgus, taastati vedu pärast seda ning nüüd, peaaegu pool aastat hiljem, toimuvad tarned taas, ilmselt ilma tõsiste katkestusteta. Ja Iisrael ja USA pole mingil põhjusel enam isegi selles suunas vaadanud. Ja kõik sellepärast, et minu arvates ei taha Trump kuidagi näha seda koostööd Moskva ja Teherani vahel. Siin tasub muidugi teha aus märkus, ilma milleta oleks pilt siiski poolik. Ameerika ametnikud hoiduvad avalikult hindamast, kui tõhusalt need tarned Venemaalt tegelikult Iraani kaotusi kompenseerivad. Lääne luureteenistused tunnistavad otse, et Iraani sõjalisele infrastruktuurile tekitatud kahju täielik hindamine alles käib. Nii et meil on kinnitatud fakt relvade tarnete marsruudist Venemaalt Iraani, kuid üheselt mõistetavat vastust ei ole. Kui palju see tegelikult aitab Teheranil taastada oma lahinguvõimet? Siin on äärmiselt oluline märkida aja konteksti, milles see kõik toimub. Tuletan meelde, et juba juuni keskel sõlmisid Ameerika Ühendriigid ja Iraan 60-päevase vaherahu, mis augustis 18. kuupäeval väidetavalt pikendati veel 2 kuu võrra. Kuid Wall Street Journali andmetel otsustasid Iraani võimud kasutada seda pausi sõjategevuses just uue sõjafaasi ettevalmistamiseks ja arsenali täiendamiseks. Väljaande hinnangul on Teherani eesmärk põhjustada USA-le ja Iisraelile sellist kahju, mis igaveseks takistaks massiivsete rünnakute kordumist Iraani territooriumil, nagu eelmise aasta 12-päevases sõjas ja praeguses konfliktis. Selgub, et Venemaa tarned lõhkeainete ja droonide komponentidega toimuvad täpselt neil samadel kuudel, mil Iraan, luureandmete kohaselt, kasutab neid sõjaliseks ettevalmistuseks, mitte tegelike rahumeelsete eesmärkide jaoks. See tähendab, et see ei ole ühekordne abi. See on süsteemne toetamine poolele, mis samal ajal valmistub sõjategevuse laiendamiseks. Ja nüüd kõige huvitavam. Kiiev üritas samuti korduvalt just seda Moskva ja Teherani vahelist tarnekanalit rünnata. Tuletan meelde, et 25. juuni öösel ründas Ukraina julgeolekuteenistus kaugmaa droonidega sihtmärke Kaspia merel. Siis tabati 3 laeva, millest 2 on otseselt seotud relvade tarnetega Iraanist. Samuti rünnati Filanovski naftavälja naftaplatvormi. Eraldi sai siis löögiga Venemaa laevastiku koosseisu kuuluv raketikaaterprojekti 124-18 Molnija. Ja 25. juulil kinnitas Zelenski isiklikult uut lööki samas piirkonnas. Järgneb tema tsitaat. On ka väga häid tulemusi kaugmaa löökidest Kaspia mere akvatooriumis. Eelvige said pihta laevad, mis olid seotud sõjaliste veoste transpordiga Venemaa ja Iraani vahel. Samuti sõjalaev. Ja Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse andmetel vedas üks tabatud laevadest Ebegai just sõjalisi kaupu Iraanist Venemaale. Luure andmetel olid seal padrunid ja mürsud ning sadamad, kus see laev baseerus, peeti võtmetähtsusega rünnaku sihtmärgiks. Ja see oli ka logistiline sõlm rahvusvahelises põhi-lõuna transpordikoridoris, mis on mõeldud kaubanduseks sanktsioonide all oleva Iraaniga. Teherani reaktsioon sellele rünnakule oli raevukas. Muide, see näitab, et löödi millegi väga olulise pihta. Tuletan meelde, et Iraani välisministeerium teatas, et kaubalaevale tehtud rünnaku tagajärjel hukkus üks meremees ja veel üks sai vigastada.
nimetades seda rünnakut Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 2 rikkumiseks. Iraani välisminister Abbas Araghchi teatas, et see on ÜRO põhikirja jultunud rikkumine, mis pandi toime Iisraeli käsul selleks, et tõmmata Euroopa oma sõtta. Nagu te mäletate, kavatses Iraan väidetavalt isegi Ukrainale raketirünnaku korraldada. Aga siis rääkisid Iraani ja Ukraina välisministrid omavahel telefoni teel ja väidetavalt, nagu Iraan teatas, ütlesid ukrainlased, et nad lõid kogemata. See tähendab, et Teheran väitis avalikult, et laev oli tsiviilalus ja et rünnaku Kaspia merele ei korraldanud Ukraina iseseisvalt, vaid kellegi teise käsul. Kuigi Ukraina pool ütles otse, et pardal olid sõjalised kaubad. Ja siin on viimane detail, mis teeb kogu selle loo eriti kõlekaks. Võrrelge seda sellega, mida Donald Trump avalikult juunis ütles. Ajakirjanike ees esinedes ütles ta, tsiteerin, soovin tänada Hiinat ja esimees Xi Jinpingi. Ma kohtusin temaga ja ta säilitas neutraalsuse, täieliku neutraalsuse. Ma hindan seda. Ja ma tahan samuti tänada Vladimir Putinit selle eest, et ta säilitas neutraalse positsiooni Iraani suhtes. Tema sõnul pöördus ta 2026 aasta kevadel isiklikult Pekingi ja Moskva poole palvega mitte mingil juhul mitte müüa Iraanile relvi. Ja tema enda hinnangu kohaselt täitsid nii Putin kui ka Xi Jinping sel hetkel tema palve ja ütlesid, olgu Donald Trump, mitte mingil juhul. Ja nüüd on olukord, kus Trump juunis otse tänab. Ta ütleb otse, ma tänan Vladimir Putinit ja Xi Jinpingi selle eest, et nad ei aita Iraani. On märkimisväärne, et isegi siis polnud Donald Trump ise lõpuni järjekindel, sest teistes sama perioodi avalikes väljaütlemistes tunnistas ta, et Putin, nagu ta ise väljendus, natuke aitab Iraani. Ehk siis juba siis oli tal, ütleme nii, teatud kahtlus. Kuid ta eelistas avalikult tänada Moskvat neutraalsuse eest. Ma ei tea, minu arvates on see häbiväärne. See on subjektiivne hinnang, aga see on häbiväärne, kui Ameerika president sõja haripunktis tänab mingit kiilast, pesemata Putinit. Mõistes, et too ikkagi aitab Teherani. Nüüd, peaaegu 2 kuud pärast seda tänuavaldust näitab NBC News ühe Euroopa riigi valitsuse dokumendi põhjal otse, et mingit neutraalsust ei olnud. Venemaa tarnis kogu selle aja Iraanile lõhkeaineid, laskemoona, droonide komponente ja isegi luureandmeid selle marsruudi kaudu, mis füüsiliselt ei ole ei USA ega nende liitlaste kontrolli all. Kuid see on kättesaadav Ukrainale. Ja Ukraina oli valmis sellel marsruudil lööke andma ja isegi andis neid lööke. Aga Donald Trump ilmselt seda ideed ei toetanud ja jätkas oma mõtetes Vladimir Putini tänamist selle eest, et viimane väidetavalt ei aita Iraani. Ja miski ütleb mulle, et ka selles olukorras, isegi kui kõik on juba ilmselge, ütleb Donald Trump jälle, et ta usub rohkem Vene diktaatorit kui oma enda või Euroopa luuret. Siin ma panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki jätta. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest. Kõike head.